Selles videos näitan teile, kuidas sisestada korstnapühkimisakti, kui töötellija on välismaa kodanik. Küttesüsteemide portaali pääseb sisse Eesti kodanik, kellel on Eesti isikukood. Välismaa kodanik küttesüsteemide portaali ei pääse. Sellise olukorra lahendamiseks on järgmine moodus. Esmalt tuleb valida aadress, lahti teha küttesüsteemi andmed üle kontrollida, vajadusel muuta ja vajutada lisaakt nuppu. Akti peal ära täita teostatud tööd, olek, kas küttesüsteem on kasutusel ja kas selle seisund on lubatud või ei ole lubatud. Sama käib siis küttesüsteemi osade kohta, ühenduslõõri ja korstna kohta. Nüüd töötellija andmete täitmise juurde. Isikukood on oluline selle jaoks, et tekiks seos inimese ja temaga seotud dokumentide vahel. Kui seda isikukoodi ei ole, siis portaali sisse ei pääse ja portaalis ka mingeid andmeid ei näe. Kuid sellise olukorra lahendamiseks on selline moodus, et ära täita töötellija andmed ja siis see akt saata töötellijale e-posti teel. Selle teeme ka järgnevalt läbi. Täidan ära töötellija ees- ja perekonnanime siis välismaa isikuga ja isikukoodi asemel valin valiku ei oma Eesti isikukoodi. Avanevad täiendavad väljad, mis on vaja ära täita. Esiteks siis sünnikuupäev. Ja teiseks e-posti aadress ei ole küll kohustuslik, aga see on antud juhul väga oluline, sest kuna välismaa kodanik ei pääse küttesüsteemide portaali sisse, siis ainus võimalus aktile ligipääsemiseks on see saata talle e-posti teel. Seepärast on oluline tema e-posti aadressit küsida ja talle see ka edastada. Ära märkida siis töö teostamise kuupäev ja muud vajalikud andmed. Kui kõik lahtrid on täidetud, siis vajutan nuppu salvesta. Edasi vajutan nuppu kinnita. Olen kindel, et kõik andmed on õiged ja vajutan nuppu allkirjasta. Pärast seda, kui akt on allkirjastatud, tuleb vajutada nuppu edasta. Pärast nuppu edasta on see korstnapühkimise akt sisestatud portaali, kuid selle jaoks, et see akt liiguks edasi ka välismaa kodanikust inimese e-posti aadressile, on vaja vajutada nuppu edasta e-postiga. Siin on võimalus veel seda e-posti aadressit korrigeerida, kui selle jaoks on vajadus, ja vajutada nuppu saada. Nüüd on see akt edastatud välismaa kodanikule e-posti aadressile, kus ta saab selle endale alla laadida, ilma et ta peaks küttesüsteemide portaali sisenema, kus tal ligipääs puudub. Aitäh kuulamast!